Jätkame siis siit, head Postimehe kuulajad ja head inimesed, kes te olete saalis olnud selle pika päeva, siis ma arvan ikkagi, et pärast seda väga ilusat ja üllast kultuuritegu me kõik oleme oodanud seda head ja ilusat kohtumist meie heade poliitikutega, kes te võib-olla olete mõni kuulanud tervet päeva, mõni mitte, aga igal juhul ma väga palun teid siia ette, nii et meie ette tuleb siis härra Tõnis Lukas, kes on täna Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees ja esindab erakonda Isamaa, härra Toivo Tasa, kes on EKRE kultuuri ja hariduse eestvedaja, nagu ma olen aru saanud, nii et ja siis on meil Marko Šorin, kes esindab Keskerakonda ja teie olete Pärnumaa ühe valdkonna esimees, vähemalt. Ma olen mitmes kohalikus omavalitsuses tegutsenud ja praegu olen Põhja-Pärnumaa vallas, millest tasuks eraldi rääkida. Tore. Ja istume siia meie juurde ja terve see päev on olnud siis üks niisugune päev, kus me oleme rääkinud Eesti kultuurikandjatest, Eesti olulistest asjadest, milleks me kõik oleme siin näinud, et need on koolid, muuseumid, rahvamajad. Me oleme kõigest sellest siin rääkinud ja jõudnud sellele järeldusele, et tegelikult me nagu tunnetame kultuurirahvana, et me väga vajaksime riigipoolset abi, et oleks vaja saada kuidagi selline ühtsus, et nii riik kui KOV-id käiksid väga ilusasti ühte jalga. Kuidas te tunnetate praegu, ma hakkan võib-olla siis siit KOV-i poolt pihta, et kuidas te tunnetate, kas see jalg läheb praegu libedasti? Nüüd on vist kuulda. On kuulda. Jah, et mina olen üks selle ploki neid esinejaid, kes on olnud peaaegu algusest, ma päris alguseks ei jõudnud, et Eestimaa teed ei võimalda nii kiiresti sõita, kui võib-olla planeeriks. Ma ei ületanud kiirust kordagi. Aga vahepeal mul oli selline hirm, et poliitikute plokk on jäetud meelega lõppu, et siis on põhjust, et auditoorium saab kivide ja tomatitega loopima hakata. Aga kui meil vahepeal oli siin see auhinnatseremoonias, ma sain aru, et see nii-öelda emotsioon võeti maha, nii et suur tänu selle eest. Aga riik, see oleme tegelikult meie. Riik ei ole anonüümsed poliitikud või anonüümne valitsus. Valitsus konkreetselt koosneb samuti inimestest. Nad on ju kellegi lapsed, kellegi vanemad, vennad ja õed. Ja kes on rohkem, kes on vähem kultuursed, võib-olla see mõjutab seda, kuidas siis tunnetab kultuurirahvas riigi toetust. Et ei saa olla niimoodi, et on eraldi kultuurirahvas ja on eraldi poliitikud, kes omavahel siis kokku ei saa, et ühed ei anna ja teised ei saa, vaid see on tihe koostöö ja terve kompleks asju. Et siin päeva jooksul ma tegin mitmeid märkmeid ja sellel hetkel tekkis igasuguseid ideid. Aga üks viimane, mis oli selles plokis, kus Veiko Luhalaid rääkis sellest, et kui vähe on tegelikult kohalikel omavalitsustel võimalus siis ise otsustada, kuhu läheb nende eelarvest raha. Et siin Veiko tõi välja, et see on 2-3%, mille üle saavad kohaliku omavalitsuse juhid otsustada. Et kui te korraks astute nende kingadesse või istute nende tooli peale, siis te saate aru, et see ressurss, mida on jagada, on imevähe. Mis ei tähenda seda, et lõpetame arutelu ära ja ütleme, et seis ongi selline. Ja kui ma siin ennist ütlesin, et Põhja-Pärnumaa vald tasuks eraldi välja tuua, siis see on üks näide, kuidas vallavanemaks sai varem kultuuripõldu kündnud kõigile ilmselt tuntud Aivar Mäe ja Põhja-Pärnumaa vald ilmus kohe kultuurikaardile. Järgmine aasta on planeeritud lausa ooper Vändras, nii et ma usun, et veel aasta aega tagasi, kui oleks keegi öelnud sellise lause, et Vändras tuleb ooper ja etendus Traviata, siis oleks mõeldud, et ju see on mingisugune reede õhtune saunajutt. See on saamas reaalsuseks. Aitäh, ma praegu lõpetan. No Aivar vist enam ei olegi teil seal, vaid... Ei, ta on jätkuvalt, ta on ära meelitatud Tartu suunas küll, jah, aga praegu ta töötab Põhja-Pärnumaa vallas.
Tõnis, ma jätkaksid samast ka veel edasi siis selle sama mõttega, et kui KOV-id ütlevad, et neil on ainult 2-3% midagist jagada, siis kus see konks on? Miks see niiviisi on? Tere õhtust, kohe nii väga konkreetne küsimus. Siin on poliitikute vestlusring ja ma tahaksin vastata aga sellele küsimusele natukene laiemalt, seepärast minu meelest poliitikute ülesanne on näha tervikut. Nagu Prantsuse jurist Alexis de Tocqueville kunagi Ameerika ühiskonda kirjeldades ütles, et ta ei taha vaadata asju erinevalt parteidest, ta tahab vaadata kaugemale kui parteid. Ja selleks, et me saaksime rääkida kultuuri, keele järjepidevusest, on vaja seda rahvast. On vaja nii sündivust kui rahvastikupoliitikat ja selleks on vaja ka, et Eesti oleks tasakaalus, sest muidu ei ole ju ei seda rahvastikku, kes Eesti asja ajaks siin, ega ka õnnelikke inimesi, tasakaalus inimesi ja kultuur peaks ju olema, nii nagu need laureaadid siin on kõiki meid õnnelikuks teinud, peaks olema ju inimeste jaoks kohtadel selline lisaenergia panus. Ja nüüd ma lisaks eelarve tükkide jaotusele või selle eelarve kitsuse või laiuse kirjeldamisele ütlen, et tegelikult peaks olema kõik need instrumendid või eelarvelised vahendid targalt sihitud. Ja kui on juba riiklik toetus olemas, siis olgu ta asja eest. Ja ma siin nüüd sissejuhatuse lõpuks toon ühe lahenduse, mis aitaks väikekoole ja tegelikult ka raamatukogusid, sest omavalitsus ei saa nii palju sildiga rahasid nüüd sel ajal, kui üks instrument, näiteks tasandusfondi tagamaalisuse koefitsient, mis moodustab tagatisfondist või tasandusfondist ligi kolmandiku teoreetiliselt. Seda on rehkendatud 48 miljoni peale, aga on küll 36 miljonit, et kõigepealt tuleks see täita ja siis panna otstarbekalt tööle, sest nagu ütleb tagamaalisuse koefitsient, on see selleks, et tasakaalustada arengut erinevat tüüpi asustuste, tiheasustuse, hajaasustuse vahel ja just toetada selliseid Lääneranna, Rõuge ja selliseid valdu, kus on õredam asustus, koolivõrku raskem hoida, sest iga õpilase õpetamiseks läheb tinglikult rohkem raha, raamatukogu raskem hoida ja nii edasi. Aga see instrument on meil välja mõeldud, aga jaotus on ebaõiglane, sest koefitsiendid on rehkendatud 2016. aasta kokkuleppe järgi, mis oli tegelikult enne haldusterritoriaalse reformi lõplikku lainet ja liitumisel anti ühele nii-öelda suuremale vallale siis kõige kehvem koefitsient. See tähendab, et näiteks Jõelähtme vald või Tartu vald, kus on linnalised piirkonnad tegelikult, kus on kohati isegi liiga palju lapsi, räägitakse, me ei saa kõigil lastega kohti pakkuda, saavad sama koefitsiendiga 1,9, maksimum 2,10. Sama koefitsiendiga, kui saab see sama Lääneranna vald, sisuliselt sama koefitsiendiga. Kui need vahendid otstarbekalt, see on haja asustusega piirkondadele, neile suunataks, see on ümberjagamine, millest ma saan aru, mitte see ümberjagamine, mis ettepanek praegu valitsuse poolt tehti. Vaid see on otstarbekas ümberjagamine, mis annab nendele kaugetele kantidele võimaluse oma kultuuri ja haridust hoida, et lapsed saaksid kodulähedal koolis käia, et raamatukogusid ei pandaks kinni. See on konkreetne lahendus. Nii et kui instrumendid on olemas, olgu nad täpsed, seda ma tahan öelda, siis saame me ka omavalitsusi paremini aidata. Toivo Tasa, kuidas tundub siis see küsimus, et kuidas riik ja KOV-id, kas nad käivad praegu ühte jalga või kuidas sulle tundub? Ma tunnen nii Toivot kui Tõnist, sellepärast sinatan teid. Tere ka minu poolt. On hästi hea meel olla siin heade sõprade seltsis, heade tuttavate seltsis, kindlasti üsna sarnaselt mõtlevate poliitikutega koos. Ma arvan, et see olukord nii heas kui halvas ja hiljuti nüüd äsja nägime ju siin ekraanil ja ka kuulsime saalis viibijatelt, laureaatidelt seda kõige paremat poolt.
ja kõige kõrgemat poolt, aga meil on ka kindlasti mitmeid selliseid asju, kus on viisakas öelda, et on veel arenguruumi ja tegevusruumi. Nii et ma arvaksin, et praegu on meil seda tegevusruumi ja arenguruumi hästi piisavalt. Ja kui me oleme siin rääkinud kooli asjadest, kooli õppest veel mitte väga, aga siiski rahvamajadest, kultuurimajadest, sädeinimestest, eestvedajatest, rahast, mis KOV-il on olemas ja mida tal tegelikult valitsuse poolt ei ole küllalt antud, siis kultuurist kui sellisest, nii kultuuri inimeste, loojate, kõige erinevatel tasemel selles lõikes omavalitsustes ei ole sageli sinnamaani jõutud. Koolide rahastamine, ökonoomika, see majanduslik külg, mis sageli kohalikke omavalitsusi survestab, sellest me oleme rääkinud palju rohkem, peamegi rääkima, kuna see on tõsine probleem. Meenutan, et siin olid meil ju suured raskused energia, eeskätt elektri hinna meeletu kasvuga, mis ei jätnud ühtegi kultuuriasutust, sealhulgas ka loomulikult koole, puutumata. Ja ega need mõjud ei ole siiani kuskile kadunud, juba tuleb seoses rohetehinguga kaela järgmine etapp, kus võib-olla hakatakse nõudma väga erilisi abinõusid majade, hoonete soojustamisega seoses, mis jällegi otseselt nagu õppetegevuselt, õppetöölt, õppimiselt, õpetamiselt, ka teaduselt viib nagu natukene fookuse kõrvale. Nii et ma arvan, et meie ülesanne oleks täna kõige selle õnne ja õnnetuse või ütleme siis arenguruumi sees hoida fookust sellel, mis on sisuline, sellel, mida täna ka siin juba nimetati tegelikult julgeolekuks. Ja selle koha pealt ei ole kunagi liiga palju teha, vaid me kindlasti jõuame täna veel rääkida ka eestikeelsele kooliõppele üleminekust, mis on ju viibinud 30 aastat ja mida meil täna teha ei ole mitte sugugi kergem kui siis, kui me oleksime alanud 25-30 aastat tagasi. Aga sissejuhatuseks aitäh. Härra Tasa tuli praegu siia koolide teema juurde, siis täna meil esimeses paneelis oli tõepoolest Unipiha kooli juht ja oli meil ka Metsküla kooli juht. Ja muidugi see mõte, mis jäi kõlama, oli tegelikult see, et mis plaan siis nüüd sellel riigil on. Et mis nagu sünnib, kas praegusel koalitsioonil on muidugi kahjuks meile, võib-olla enne seda, ma isegi küsin veel seda, mis te arvate, miks ei tulnud siia ei Reformierakonna esindajad, ei Eesti 200, ei sotside esindajad. Kõik see mitmekordsed kutsed saatsime välja. Kas on tingitud sellega, et nad ei leia põhjust rääkida kaasa kultuuriteemadel, haridusteemadel siin sellisel konverentsil? Ma arvan, riigi juhtimine on üks raske töö ja nõuab ka reede õhtut, laupäeva ja pühapäeva, nii et jõudu neile selleks. Me tervitame neid kaugelt, anname häid mõtteid lihtsalt. Ärme siis seda teemat rohkem puutu. See võis olla ka nendepoolne obstruktsioon. Just. Aga igal juhul, kui me tuleme siis nende koolide, väikekoolide juurde, siis ma alustaksin sinust, Tõnis, et sina ju haridusministrina ikkagi leidsid ühele koolile Ida-Virumaal sellise võimaluse, et riik võttis ta oma hõlma alla. Aga kuidas see asi nüüd uues valitsuses, mis sa arvad, mis seal toimuma hakkab? Praegu ei ole täpselt see väikekoolide meede minu meelest välja töötatud. On lubatud, et hakatakse 1.–6. klassini rahastama koole siis klassipõhiselt, minnakse kunagise süsteemi juurde tagasi seal, aga siis 1.–6. klassini ainult niinimetatud siis laiendatud algkool, 2 esimest kooliastet. Ma arvan, et see ei ole täielik lahendus paljudel juhtudel, sest kui te kujutate ette kaugust kandist, kui
kui kool oli ennem 9-klassiline ja sul tuleb nüüd on 6-klassiline, sul tuleb 7. klassi ja tavaliselt on nendes peredes rohkem lapsi. Tuleb 7. klassi laps viia linnakooli, siis sa paned selle sama bussi või auto peale ka selle 2. klassi või 3. klassi lapse tegelikult. Nii et siin aritmeetika, et võtame 3. kooliastme ära ja jääb 1. kuni 6. et kõik lapsed jäävad alles, tegelikult ei tööta. Ka 1. 6. hakkab laste arv vähenema seetõttu, mis ma ütlesin, ja see on ikkagi nii-öelda vahepealne samm. Eriti on 1. 4. klassini, kui keegi ütleb, et ma teen kooli 1. 4. las jääb kauges kandis ka veel. See on tegelikult nii-öelda juba selline pehmendav käik, aga kõik saavad aru, et see kool läheb varsti kinni. Nii et selles mõttes ma arvan, et see meede peaks olema natukene laiem ja see peaks aitama üldse põhikoolidel, kus seda mõtet on, kui piirkond tunnetab selle ise ära, kus on ikkagi lapsi tuleb peale, nendel põhikoolidel säilida. Tõesti, Lüganuse kooli ma sain lahti jätta sellega seoses, et riigistamine oli see meede, millega siis omavalitsus oli ka rahul, kuna tema ühest koormast, ka rahalisest koormast nii-öelda sai lahti, kuigi võib öelda, et ega ta ei tahtnud ju võib-olla, aga rahaline seis oli vallal halb ja riik tuli talle appi. Aga see viimane valitsus oli ka 8 kuud ainult, ega ma ei saanud ju tegelikult ühtegi täistsükli eelarve aastat teha. Ja kindlasti oleks läinud maakoolidele rohkem appi. Ma ei taha öelda, et kõigile peab andma katteta lubadusi ja kõik saavad lahti jääda. Aga seda peab tegema tõesti niimoodi, et ei jääks väga suuri piirkondi ilma koolideta, sest kui teha lihtsalt üleriigilise mudeli järgi ja praegu nii-öelda jagada see piskuraha, mis praegu on, ja mitte neid täiendavalt toetada, siis omavalitsused, kes on ka muudel põhjustel praegu mitmed tegelikult sellisel, pankrotti ei tohi öelda, aga saneerimise äärel, hakkavadki selliseid otsuseid tegema, neil ei ole muud lahendust, sest muidu jäävad neil sotsiaalabi muud projektid tegemata ja võib-olla ka pannes kinni mõne kooli saab lasteaedu kaitsta, kuidas keegi neid otsuseid teeb. Omavalitsusi, kes on kaugemates kantides praegu, kui tegelikult rahvastikupoliitiliselt oleme teinud hüppe, mida isegi rahvastikuteadlased ei prognoosinud. See, et rahvastiku üldine arv hakkab alla minema, see küll, aga sisemigratsioon, et kõik koondub Tallinna ümber, Tartu ümber, võib-olla natuke ka Pärnu ümber, see on olnud palju tormilisem. Ja see, et meil ei oleks varsti ainult mõnda linnriiki, peab meid panema tegelikult tegutsema veel eriliste meetoditega hoidma seda hajaasustust, sest see on kõigi meie huvides. Sest muidu ei jõua Päästeamet, politsei, lugupeetud linnainimesed varsti ka teie suvilaid kaitsma, teil ei jää tööinimesi seal, kes aitaks natukene remontida, teil ei ole seal kontserte, midagi ümbruskonnas, kuidas te oma suvesid asju veedate. Ühesõnaga, ka üleüldine kaos järgneb sellele, nii et maad tuleb hoida. Toivo. Tahtsin siia lisada, et tegelikult päris ootamatult need arengud ei ole toimunud, nende siiski ka hoiatati. Ja nii nagu meil ka praeguse valitsuse puhul tundub olevat, et ei ole piisavalt ettevaadet. Ka meie sotsiaalteadlased on viidanud, näiteks meie hea õpetaja Ülo Vooglaid, üks paremaid, kes meil praegu olemas on öelnud, et sageli me räägime tagasisidest. Aga tagasisidet ei saa olla ja seal ei ole mõtet ilma edasisidestamata. Ja see edasisidestamine, mida me näeme just praeguse koalitsiooni plaanide puhul, on päris palju jäänud vajaka ka varasematel valitsustel. Ikka sageli on esimene samm, nii kui valitsus võimule tuleb, teatud erakondade lõikes, nii on esimene teade, nüüd algab massiivne kokkuhoid. Viimati öeldi, et kõik riigiasutused, kõik ministeeriumid, keskasutused ja kes üldse vähegi saavad, 9–10% olgu kokku hoitud. Ja sellise vaatega asjadele siis juhtubki nii, et kultuur, kuigi ta on meil põhiseaduse preambulas olemas ja ka mujal põhiseaduse tekstis, siis, nagu täna oli ka juba viidatud,
on kas või rahvamajade, kultuurimajade töös hoidmise põhjendamiseks väga raske leida alust ja lähtekohti seaduse sõnast, seaduse tekstidest, mis praktiliselt aitavad finantseerimise juures, planeerimise juures ja nii edasi. See on üks väga oluline vajakajäämine, mis meil siiani on lahendamata. Haldusreform on enam-vähem tehtud, kuid ei ole olnud edasisidestamist selle tegemise juures ja ka analüüs mitmetest juhtunud asjadest ei ole päris olemas. Härra Veiko Luhalaid ütles seda, et ikkagi direktiivid tulevad tegelikult KOV-idele ülevalt poolt. Kuidas teile nende väikekoolide osas need ettekirjutused on tulnud Pärnumaale? No varemalt kõlas see, et direktiivid tulevad Euroopa Liidust, mul ei täpselt see meelde. Aga iseenesest jah, et me praegu selle küsimuse arutelu käigus oleme hästi sügavalt kaevunud hariduspõldu sisse, et kuigi see on kultuurikoja teema ja haridus on üks osa kultuurist, kahtlemata selles ei ole mingisugust kahtlust. Aga jätkuvalt nüüd jälle Veiko selle sõnavõtu juurde tulles, kus ta rääkis nendest rahadest ja haldusreform või ütleme, kohalik omavalitsus, tal on 2 peamist ülesannet, kui hästi üldistatult öelda. Üks on majanduslik ja teine on omavalitsuslik. See viimane haldusreform oli hästi tugeva suunaga majandusliku võimekuse suurendamise suunas. Seda põhjendati peamiselt sellega, et ühendame väiksed omavalitsused üheks suureks ja võimekus, ennekõike majanduslik võimekus suureneb. Paraku siin on viimasel ajal meedia künnise ületanud just näited, kus on liigutud vastupidises suunas, ehk siis tegelikult üritatakse seda puudujääki kompenseerida omavalitsusliku poolega, mida see reform paraku ei toetanud otseselt. Nii et kuna ma olen ka sellise ajaloohuvi, hästi suure ajaloohuviga, siis ma olen ikka öelnud kommenteerides haldusreformi, et mitte ükski piir ei ole kunagi jäänud sinna, kus ta on ühel päeval tõmmatud, nii et küsimus on ainult selles, millal tuleb järgmine. Aga mis puudutab neid direktiive ja nüüd selle maksude või miks väikekoole kinni pannakse, ongi see, et rahasid ei jätku. Ja kui siin oli küsimus, et kas mingil hetkel ei tuleks üle vaadata, kuidas kohalikud omavalitsused raha teenivad, et miks soomlased või Soome omavalitsused pingutavad selle nimel, et ettevõtlust meelitada Eestis, kuna tulubaas tuleb üksikisiku tulumaksust, siis kui meil on praegu, jälle tsiteerin varasemalt kuuldud, kärgkriiside ajastu, see vist tuli siit poolt esinejate suust, et siis kärgkriiside ajastul ei ole mõtet selliseid pea peale pööritavaid reformi ette võtta, et oleks ilmselt pidanud tegema siis, kui peaminister rääkis seda, et meil ei ole ühtegi suurt narratiivi ja käes on peenhäälestusaeg, võt siis oleks pidanud seda tegema. Et ma loodan, et see kärgkriiside ajastu saab üsna peagi läbi ja kui siis saabub nii-öelda peenhäälestuse periood, siis võetakse uuesti küsimuse alla nüüd see riigireform, mida siis jälle poliitikud omavahel on hästi palju rääkinud. Ma tuleksin siit korraks nüüd teise paneeli juurde ja teises paneelis me arutasime siis põlisrahvaste erinevate rahvuste. Meie sees on ju erinevad rahvad, eks ole, on liivlased, on haanjamaad, on võrukased ja nii edasi. Ja kahtlemata, kuna meil olid selles paneelis väga tugevad erinevad esindajad, erinevate kogukondade esindajad, nagu eks ole Ülle Kauksi ja Kihnu esindaja Mare Mätas, et sellest paneelist tuli selline mõte, et kuidas riik üldse väärtustab, kuidas ta mõtleb sellistele, kuidas ta väärtustab etnilist, rahvuslikku eripära. Ja kui antakse, oli jutt veel sellest, eks ole, et kui anda see õlekõrs nii-öelda mingi 1000 euro näol, eks ole, inimesele, kes õpetaks seda keelt nii-öelda ja viiks edasi seda kultuuripärandit, siis kuidas te näete seda võimalust, mis aitaks nii-öelda nendel väikestel keeltel meie oma rahvuse sees? Kuidas nad saaksid jääda püsima? Kas teil on mingisugune mõte? Ma alustan võib-olla Tõnisest jälle.
On mõte ikka ja ma olen praktiliselt selle nimel pingutanud ka, sest ma mõnes mõttes nii haridus- kui Kultuuriministeeriumi liinis, ma saan aru, ma olen suhelnud niisuguste Suur-Eesti ideoloogidega, kes kardavad, et kui anda kohalikele keeltele või allkeeltele rohkem iseseisvust, siis seal on taustal on ka see vene vähemuse keele nõue siis, aga see nagu hägustab seda üldist ja killustab seda meie Eestit. Siis mina nii ei arva. Ma näen, et need, kes armastavad oma kodu, armastavad ka laiemas mõttes oma kodumaad ja need on kõige isamaalisemad inimesed. Sest neil on midagi kaitsta, midagi väärtustada, see ei ole abstraktne, see on konkreetne asi. Ja selle tõttu ma olen nii kultuuriliselt, nii muusikakultuuri liini pidi kui ka selle oma kultuuri õppe osas väga toetanud, ka rahaliselt teinud ise algatusi, nii Kihnu, Setu, aga laiemalt tegelikult ka, ütleme nüüd, mitte minu ministriks olemise ajal, aga kahjuks võrokestelt on Kultuuriinstituudi rahastamist proportsionaalselt vähendatud ja neid on olnud igasuguseid asju, aga ekstra projektid jaoks, ma ei hakka eraldi rahvaid rohkem välja tooma, aga tegelikult peaaegu kõigile, kes on rahvaks kujunenud või ma ei tea, võime siiski allkeelteks või ka murreteks öelda kõiki või osasid kõiki ei saa keeleks nimetada, siis tuleb siin jälle suurem regionaalpoliitiline löömine ja pahandamine, et ma tahan Eestit ära killustada, ei taha ja ma arvan, et Eestit peaks kaitsma ka ja kõiki neid asju ma ühte patta ei paneks, keelekaitset ja riigikaitset ja niisuguseid asju. Aga ütlen kindlalt, et kultuuri toetamine, selle rahastamine, see on olnud väga oluline, kui me võtame järjest Peipsi-Vene ruum, muidugi sinna juurde natukene on toodud välja ka Järvamaad, Ida-Virumaad, või Virumaad, aga reaalselt Setu, Võru, Mulgi, Kihnu, hiidlased on ärganud, mis mulle väga head meelt teeb, viimase 10 jooksul on õpikuid ja lugemikke tulnud, saarlased varsti võib-olla ka ärkavad, sõrulased juba on, muhulased on, ühesõnaga see tegelikult rikastab Eesti kultuuripilti, mina seda väga toetan ja olen ka reaalsete sammudega seda väga toetanud ja ka haridusministrina viisin sisse selle sama rahastamise, et saaks oma keele- ja kultuuriõppetunde nädalas korra õpilastele teha nendes piirkondades. Jah, Toivo. See kõik on tõesti tänuväärne, mida siin Tõnis nimetas ja seda kõike tuleb ka jätkata ja võimaluse korral suurendada, edasi arendada. Aga nii nagu haridus ja kultuur oma kõigis vormides on ka ütleks siis maa-ala kaitse, see on jällegi üks termin meile väga armsast spordist ehk siis korvpallist. Eesti korvpallimeeskonnad on saanud omal ajal maailma kuulsaks just aktiivse maa-ala kaitsega. Ilma keele- ja kultuurikaitseta ei ole maa-ala kaitset ja võib-olla riik peaks ikkagi tõsisemalt suhtuma sellesse, mitte ainult keele- ja kultuuri asjadesse ses vaates, nagu me harilikult need mõtestame, vaid rääkima inimestega ka neis asjus, mis puudutavad sõna otses mõttes maad, nende inimeste kodude all, nende kodude ümber, nende metsi, soid ja rabasid, ka jahimaid, teame läbi ajaloo, et ka jahimaad olid alati lisaks puude hankimise metsamaale väga tähtsad rannad, jõed, järved, need olid kõik need asjad, mis olid selle paikkonna inimestele, kes rääkisid siis ühte murrakut, murdekeelt või tundsid ennast kohe lausa ühe keele suurema rahvana. Vaat need asjad on kadunud igapäeva saginas ja mammona tagaajamises ja selles hädaldamises, kuidas riigil ikka üldse kohe mitte raha ei ole, kõigi asjadega on jube kiire ja vaat siis pärast on nüüd aega küll, kui sõidetakse kelguga, halukelguga vastu seina ja vaat siis hakkab peale, kes tegi, kus, mismoodi. See puudutab ühte asja, mis avaldub ka sageli kultuuris laiemalt, aga kooli õppes, hariduses, selle saatuses ja ettevalmistamises, aga ka siin nimetatud haldusreformi läbiviimises,
sidestamises ja tagasisidestamises ehk analüüsis küsimus, kes vastutab. Kes vastutab nii nende asjade kavandamise, rahastamise, läbiviimise eest ja ka selle eest, et keegi vaataks, mis me nüüd siis teinud oleme, kus me täna oleme. Ja ses mõttes on väga, väga hea, et me aeg-ajalt saame nüüd võtta aja maha ja siis arutada siin. Aega ei ole ülemäära palju, aga siiski seltskond on väga hea. Nii et võt selline vaade siia juurde. No nii, kes vastutab? Nii ma siiski räägin enne, kes vastutab, ega võib-olla ei teagi, kes vastutab, eks me kõik ühiselt vastutame. Aga kui siin enne prooviti tõstatada teema, et kes on siis eestlane, siis ja kui siin prooviti öelda, et see on siis see, et kas 3 põlvkonda on koha peal elanud või põlvnemist 3 põlve on teada, siis tegelikult on see keel ja kultuur, mis meid ühendab. Ja kui me räägime siin väikekeeltest, siis see ühendab seda kogukonda selles piirkonnas ja kui nad on läinud kas või mööda Eestimaad laiali, siis nad ikkagi tunnevad mingisugust identiteeti tulenevalt siis oma sellest keeleoskusest. Aga sel hetkel minus natukene võibolla siis auditoorium oskab pärast poole täpsustada, et kes poliitikutest on siis pidanud neid nüüd Võro või Seto või Mulgi ja nii edasi väikerahvaste nii-öelda peatõstmist vastandanud poliitiku hulgas. Jäi selline mulje, et on kusagil mingisugune grupp poliitikuid, kes peavad, kuna mul on silmside, et teid lausa separatistideks. Mina neid ei tea või vähemalt nad ei ole mulle märku andnud. Et see oli pisut puudutas hinge, et see küsimus tuleks võib-olla lahti mõtestada, aga ikka veel ma pöördun tagasi haldusreformi poole, sellepärast, et alles eile ma osalesin ühel arutelul, kus räägiti nüüd uue ühinenud valla kultuuritööst ja räägiti, et uue ühinenud valla kultuuriorganisatsiooni üks ülesanne on leida ühinenud valla uus identiteet. Nii, tegelikult me peaks kõik näpu püsti tõstma, et mis asi on uus identiteet. Väga paljud omavalitsused üle Eesti tähistasid eelmise aasta lõpus 5. valla sünnipäeva. Kas tõesti on Eesti riik või ütleme meie kogukonnad, meie vallad ainult 5 aastat vanad? Et ikkagi vallaseadus, mida me siin lähemast ajaloost mäletame, oli 1866. Ajaloolane Tõnis võib selle ümber lükata või kinnitada oma sõnavõtu ajal. Aga ma tean neid inimesi, keda see ääretult kõvasti riivab, et mis moodi saab olla nüüd, ma ei ütle konkreetselt valla nime, pidas 5. sünnipäeva. Ma usun, et te olete peaaegu kõik kutsutud kuskile valla 5. või 6. sünnipäevale. Et me ise mingil hetkel just kui vabatahtlikult lõikame läbi need juured, millest täna on peaaegu terve päev otsa räägitud. Et vot see mõttekäik mul tekkis nüüd seoses nüüd eilse aruteluga ja selle tänase aruteluga. Et aga just see separatismi küsimus, et seda ootaks küll, et tuleks auditooriumist pärastpoole vastus, et kes need poliitikud on, kes siis nende väikekeelte vastu nii-öelda või peavad seda siis separatismi ilminguks. Tõnis? No Margo, sa ennist ütlesid, et ei ole piiri, mis ei oleks muutunud. ja kuna valdade piire on ajaloos ümber ringi tõmmatud ja muidugi ka on formatsioonid riiklikud muutunud vahepeal, selle tõttu neid erinevaid kihistusi vaadatakse, aga see on õige, et kui me kultuuriliselt vaatame, võib-olla peaks kihelkondi ja need ajaloolist moodustisi, mis tegelikult praegu on ka ära tähistatud nende piirid. Toomas Kiho algatusel või ühe algatajana on väga palju sellega vaeva näinud ja on kultuurilised kogukonnad ja praegu ka kirjeldatavad võib-olla kultuurilises mõttes olulisemad isegi kui vallad. Aga selge on see, et moeröögatus igast teeme nüüd uue korporatiivse identiteedi, terime firma, kes teeb meile uue logo ja seda on nii, et selliseid asju on, ütleme siis, sellega tegeletakse nii, et luu paistab, aga traditsioonidega viitsitakse tegeleda kahjuks vähem. Ma tahan tuua iga rahva arengust, ka Seto, Võro, paljude teiste arengust ühe väga selge näite, mis kõigile meile, nii palju kui me eestlased oleme, on arusaadav. Ärkamise ajal jagati
mitte ainult ärkamise ajal, vaid kuni riigi loomiseni ja natukene ka sealt edasi jagati siis riigimehi aatemeesteks ja majandusmeesteks. Ja mõnes neis olid muidugi mõlemad jooned. Aga väga oluline ühe rahva tekkimiseks ja kultuuri hoidmiseks ja selleks samaks algatuseks, mina olen seto, mina olen kihnlane, ma olen hiidlane, ma tahan toetada kohalikku kultuuri, on see, kui riigi asi on anda see võimalus toetada kohalikku ettevõtlust. Ja just nimelt kaugete kantidest, me räägime, need kultuurikeskkonnad on ju tegelikult pealinnast eemal. Ja küll praegu on setosid Tartus ja Tallinnas rohkem kui Setomaal, kõik tahavad olla ja laulukoorid ja asjad. Ja Võrokesi samamoodi ja see on uhke, aga ikkagi need, kes hoiavad seda keskkonda, need on seal koha peal ja need on kauged kandid, hajaasustusega kandid tihti. Ja et nad saaksid nagu ise hakkama ja saaksid lustida ja oma kultuuri seda teist jalga ka, mis seda ülal hoiab või seda põhilist jalga, kohalike inimeste ka toetus, ettevõtlus, et oleks kohalikud jõukad, et oleks kohalikud ettevõtted. Selleks peab riik looma tingimused ettevõtluskeskkonnale ja mitte seda nõrgestama oma sammudega, mis kõigepealt lööb just neid kaugeid kante, just nimelt seda majanduslikku iseseisvust, mis on nendel rahvastel, millest me praegu räägime. Et kuidas riik saab sättuda? Riik ei saa teha seda kultuuri, peab andma selleks võimaluse ja selliste mudelitega, ma rääkisin siin tagamaalisuse koefitsiendist, kasutada seda ära, kui palju oleme Rahandusministeeriumile meelde tuletanud, tehku see efektiivseks, on instrument olemas. Või siis ka ettevõtluse, kas või luua erandeid või vähemalt mitte kägistada üldse ettevõtlust, sest kõigepealt hakkab hinge vaakuma seal nendes kultuuripiirkondades. See on riigi roll. Tuleme kolmanda paneeli juurde, siis kolmas paneel rääkis meile päris põhjaliku ülevaate rahvamajadest ja rahvamajade olukorrast praegu Eestis pärast haldusreformi, sellest koondamisest, mis toimus. Ja kõik see sõnum oli tegelikult see, et kuidas motiveerida, kuidas leida sellist motivatsiooni, et need rahvamajad selles olukorras, kus neile ringijuhtidele tasu ei ole. Õnneks sai tehtud ja muuseas see tõsteti ka üles, et tehti tantsu- ja laulupeo juhtides, oli ka Tõnis Lukase eestvedamisel sai see korda, aga põhimõtteliselt ikkagi huviharidus, ringijuhid, kõik see üks terviksüsteem, mis peaks selles keskuses rahvamajas. Rahvamaja on süda. Et see kõik, mis peaks seal olema, et kuidas leida see motivatsioon ja kuidas leida need hoovad, mis aitaksid siis nii-öelda ikkagi ka rahvamajadel jääda püsima. Kust me hakkame siit pihta? Ja ma tänan selle küsimuse eest ja kui siin oli küsimus selles, et kuidas saada noori enne kõike rahvamajadesse, siis kuskilt maalt tuleb meil, kes me valutame südant Eesti kultuuri pärast, üle vaadata, mida me mõtleme täpselt ka kultuuri all. Et kas me räägime kultuuri all rahvatantsust, meie pikast kooritraditsioonist, või me suudame näha kultuuri osana ka näiteks, miks mitte rock-ansambleid. Et kui täna kitarri peal kärinat tegev noormees ehmatab paljusid siit saalist võib-olla välja, siis 200 aasta pärast ma julgen öelda, et on üks osa folkloorist. Metsatöll on suurepärane näide sellest, kuidas on võimalik siis rahvamuusikat ja siis kärisevat metalmuusikat omavahel ühendada. Ehk siis ühe küsimusega võiks provotseerida siin rahvamajad inimesed, kui mitmesse rahvamaja lubatakse pikajuukselisi rokipoisse bändi tegema. Et on kindlasti neid, kus lubatakse ja on neid, kes ütlevad, et võib-olla nad läheksid näiteks noortekeskusesse või läheksid kuskile mujale või tulgu rahvatantsutrenni. Et ma mitte ei tahaks siin vastanduda, ma igaks juhuks ütlen ära, et ka mina olen rahvatantsjate poeg. Mu ema isa kohtusid rahvatantsutrennis ja me oleme Tõnis Luukasega jaganud ka tantsumuru tantsupeol, nii et ma olen
kindlasti selle poolt. Partnerid olid erinevad. Partnerid olid erinevad, ma ütlesingi, me jagasime tantsumuru. Ja, just, ja. et selles mõttes jah, et eks me oleme silmitsi sellega, et noored on tihtilugu kaelad kõverad, nühivad klaasi, eks ju, et nutitelefonides. Enne kõike see, et kuidas neid nutiseadmetest välja saada. Aga jah, seesama, et kultuur on ilmselt päris palju muutunud võrreldes selle ajaga, mida me võib-olla mõtleme enda jaoks, et on kultuur. No me võime seda nimetada kõrgkultuuriks näiteks. Jah, aga mõtleme seda, et kui noored on teisenenud või muutunud kultuuriruumis, et kuidas me saaks nendele vastu tulla. Vot see bändiruumide olemasolu. Et ma võiks provotseerida, et tõepoolest, et kui siin on veel rahvamajade inimesi, et kui mitu rahvamaja juhatajat lubavad neid noori mehi sinna trumme põristama ja kitarre täristama. Aitäh. Toivo? Jaa, vana bändimehena ma võin öelda, et ma ei tea täna Eestis mitte ühtegi rahvamaja ega noortemaja, kuhu ei saaks bändimehed sisse mängima. See on kindlasti nii, et ma arvan, et teine küsimus on see, et ma hoiduksin kultuuri kergekäelisest defineerimisest, seepärast, et see on nagu roosi nimi. Kultuur on kultuur oma kõigi tasemete ja astmete ja mõõtmetega. Et see on nüüd minu niisugune tagasihoidlik arusaamine asjast. Aga ma mõtlesin siin juba oma lasterastega seoses, näed, vanemal inimesel tulevad siis noorte inimestega ikkagi mõtted pähe. Et huvitav, paljudes koolides, ma olen seda siis pärast uurinud, just nimelt koolides ei võeta esimese, teise, kolmanda, neljanda lastel kratist kinni, heasoovlikult ma pean silmas. Ja öeldakse, et täna on mudilaskoori laul õhtu või lõunaal pärast tunde või mõnel teisel sobival ajal. Ja siis on noortekoorid, siis kui vaja tehakse tütarlastekoor või poistekoor eraldi. Ja abiturientidel on siis võib-olla seal tehakse spirituaalide oktett või midagi muud, kvartett ja kes mängib juba, siis tulevad juba need bändi tegemise ajad seal kuskilt 7. 8. klassist hiljemalt, nende jaoks siis pille ja ruume. Koolides on enamasti ka mitte halvemad saalid kui, eks ole, rahvamajades või siis ka noortekeskustes. See ruum ei olegi nüüd nii tähtis, et kas just seal ruumis, aga ma olen aru saanud, et koorijuhtidele, muusikaõpetajatele veel, aga nende tunde ei ole ju kooli õppekavas ülearu palju. Ma ei tea, kuidas siis vanasti saadi neile maksta, et meil ei tulnud pähegi viilida. Näiteks mudilaskoori läksime kõik mudinal. Ja loomulikult ei saa seal mingite nende nutifonidega pöidlaid sirutada sel ajal. Ja siis on vahvad laulud ja miks mitte seal osadele tehti rahvatantsu, vahel poisid siis natukene häbenevad, aga pärast juba enam ei häbene. Pannakse vahvad riided selga, seal tuttidega põlvikud ja igasugu nalja saab. Ja ma olen aru saanud, et see ei ole enam enesest mõistetav. Mitmesuguseid asju võetakse nagu enesest mõistetavalt, et koolis peab olema vahva ja lõbus õppida, peaaegu ei ole vaja õppekavad juba koostatakse niimoodi, et väljundi põhiseks, mitte nii väga sisupõhiseks enam. Vahel jääb mulje, et see on Brüsselist alates või kogu Euroopas või on need meie Innove sõbrad või Harno sõbrad täna alles need asjad välja mõelnud, siis ma küsiks, kelle loal, kelle teadmisel, kuidas nii? Ja siis me muretseme, et vaat selle laulupeo jaoks peab tegema seaduse. Muidugi, ma arvan ka, kui meil seda mõistust ja aega on, teeme seaduse, milles küsimus, teeme seaduse, aga ega siis seadus ei laula. Ikkagi, mina arvaks, et küsigem kõik, kes me nüüd läheme tagasi oma vallamajade või rahvamajade või koolimajade lähedusse, tundkem huvi. Kas on mudilaskoor, kas on noortekoor, miks ei ole, kus on, palju maksab? Kui keegi ütleb jälle, et riik ei anna raha. No kui ei anna raha, siis küsitakse. On siit reast keegi kultuuriminister, kohe annab. Ma pean kihla selle osas. Aitäh. Ma korraks võtan siit selle rahvamajade seaduse. Et Tõnis, kuidas selle rahvamajade seadusega, kas on mingisugune võimalus, et selline seadus tõepoolest tuleb?
Võtke vale käsile. Ma ei oska ausalt öelda, kas selline seadus tuleb. Rahvamajade seadust eraldi, kui kaugel see praegu Kultuuriministeeriumis võiks olla. Ideest on räägitud ja selliste seaduste asjad on valitsuskoalitsioonis täpselt kokku lepitud. Ma ei ole tegelikult sellega kursis. Küll aga ma ütlen, et laulu- ja tantsupeo seadus peaks minu meelest küll tulema. Ma algatasin ja rääkisin põhimõtted läbi laulu- ja tantsujuhtidega ja just nimelt selle pärast, et seal, nii nagu ka Lätis ja Leedus on osa seadust, et seal pannakse paika see rahastamise skeem ja see, kelle kohus, et on missugusel tasemel kaasa lüüa, rahastada, mismoodi see organisatsiooniline mudel on, et see oleks selles mõttes vajalik. Rahvamajade seaduse mõttes, ma olen nõus, Ahsar Rajakas, jah, sinuga. Meil oli kunagi, jah, ühesugune muusik, või ütleme, mina olen austaja. Ansambel Rajakas ongi see, kes ju kuni su küla veel elab, on laulnud, nii et selles mõttes rääkis Toivo täitsa õiget juttu. Aga et tegelikult, kui need asjad on paigas rahvamajadega, omavalitsusel oma roll ja finantsvõimekused olemas, siis ma võib-olla arvan, et eraldi seadust vaja ei oleks, et see on vaja ekstreemsel juhul ja tegelikult on riigil ja omavalitsusel palju instrumente. Nüüd küsimus on, et kas rahvamaju nii nagu koole erandkorras hoida ka sellistes tingimustes, kus nende hoidmine läheb 2, 3, 4 korda kallimaks kui võib-olla samasuguse keskuse hoidmine kusagil suuremas kandis, kus on rohkem maksumaksjaid, rohkem inimesi, et mingid kohad määrata, kust ei saa see finantsilistel põhjustel lihtsalt kaduda. Sellega ma olen nõus, et niisugune riiklik arengukava võiks olla, kus öeldaksegi, nii nagu kontsertmajade puhul öeldi, et sinna teeme kontserdimajad ja siis on nüüd kõrgel tasemel kontserdielu seal säilinud. Kui seda maja poleks seal, seda saali, mis Eesti kontserdi ajal tehti, näiteks ei oleks Pärnus, kui ei oleks toetatud Paidet, siis ei oleks see kontserdielu seal selline ja kultuurielu ka selline. Et sellise arengukava järgi niisugused valitud kohad, kus on piirkonnale olulised, selleks, et sinna kultuurivõimalus kas tagasi tuua või midagi sellist, mida kohalikud ise ei suuda pidada, tegelikult võiks olla, selline riiklik arengukava võiks olla. Aga kui me räägime üleüldse, oli juttu, enam-vähem määratlesime, mis kollektiivid seal on. Ja mina ütlen sulle ka, et 200 aasta pärast on folkloor hoopis räpp, sellepärast, et need nii-öelda, ja juuksemoest sa ka väga palju ei tea, eks ju. Põhimõtteliselt need, kes praegu on populaarsed, need on täitsa kulid, räpimehed ja nemad teevad tegelikult eestikeelset nii-öelda poeesiat. Ja see jääb kindlasti folkloori üheks osaks, aga miks peaks olema harjumus, sest meil on palju asutusi, või ütleme, millest me räägime raamatukogust, me räägime rahvamajast, me räägime mõnel juhul ka koolist eraldi, neid asju saab ju tegelikult koos vaadata, et mis meie ülesanne on, et noortel põlvkondadel üleüldse tekiks vajadus ja oskus ja kogemus teistega suhelda ja kodust välja tulla, mitte lihtsalt olla kuskil sotsiaalses muus nii-öelda kõrvalreaalsuses ja teha seda ka maal. Ja selleks on vaja tal kuskil midagi ta saab, kas ta saab raamatu, kas ta saab midagi, et selle harjumuse tekitamiseks on selliseid kohti vaja. Sest kui nad jäävad liiga kaugele, uskuge, need noored maal ei löö ka palli enam, tööd talus ei ole, selles mõttes on see kurvem veel kui linnas. Tal peab olema mingi koht, kuhu minna, et ta teab, et sinna viiakse alguses käest kinni ja siis muidu ta ei tule enam üldse kodust väljagi. Ma annaksin siit nüüd natukene siis ka meie publiku kätte sõna, et Ülle on seal ja tuleb Rita, võtab see minu mikrofon.
mul on nende võõrsõnadega endiselt raskusi, et siis kui meid selles nagu, milles meid süüdistati? Separatismis, et ma kohe sealt Wikipeediast, Kai Perre, et mis asi tu siis lõpus summaga. Aga ma pean siinkohal nüüd ütlema, et kui Setomaa valda tehti haldusreformi ajal, siis ma pean küll ütlema, et oli meeldiv koostöö Keskerakonna poliitikute Ratase ja Korbiga, kes tõepoolest nagu küsisid palju, käisid kohal, usutlesid ühe sõnaga, et ikkagi see vald tehtud sai, et seal oli nagu olemas, et ma ühe sõnaga, et Võru Keste kongressi vanemate kogu on poliitika ülene organisatsioon, lähtub oma sellest rahvusest ja meie mingeid erakondi ei eelista, teeme kõigiga koostööd, kellega saab. Ja Tõnis Lukasega me oleme ka kunagi seal Noor Tartus olnud ühel üritusel ja tihti kohtunud ka Tartu rahuaastapäevadel. Ma loodan, et nüüd ka me ikka ühte ruumi mahume, kui võrukesed on kongressil ennast rahvaks kuulutanud. Mina ei ole siin üldse mingit varju selle no, ma arvasigi, et nii Ja selles mõttes nagu ikkagi, kui võrukesed on nagu sellised tagasihoidlikud olnud ja me ei teinud seda kongressi, kui Eesti Vabariik algas, tegime Võru seltsi, riigiga koostöös oli Võru instituut, mis on teadustööd kõvasti teinud, toimus pisikene õpe, projektipõhine selline elu ja selles mõttes me olime lihtsalt tagasihoidlikud, rääkisime kodus keelt ja säilitasime nii palju keskkonda ja Võru kultuuri juures keskkond on eriti oluline, küla loodusega kooskõla ja et isa saaks poja suitsusauna kütma, õpetada, see haakub Tõnise mõtetega, et muidu see kõik läheb kaotsi. Ja selles mõttes mind ikkagi nagu hämmastas see, et tegelikult on Eesti ju kiitnud heaks või ratifitseerinud võõrsõnaga öeldes ÜRO põlisrahvaste õiguse. Ja kui me loeme teda põlisrahvaste õigust, siis võrukesed tegelikult nagu vastavad praktiliselt kõigile kriteeriumidele. Kui me seda deklaratsiooni tegime, me jätsime välja kõik, mis võiks vastanduda Eesti riigile, vaid keskendusime ainult sellele, kuidas me saame koostööd teha, kuidas me saame edasi elada. Ja siis teatas peaminister mingis kas infotunnis või ma Facebookis nägin teda lõiku, et teid ei ole sundsteriliseeritud, järelikult ei ole põlisrahvas. Et ühe sõnaga. See hämmastas mind ikka tõsiselt ja kogu siis selline reaktsioon, et me oleme Kremli ööbikud ja Putini käsilased. Et ühe sõnaga, et tegelikult kõik teie erakonnad olid omal ajal ju siis valitsuses, kui otsustati, et baasid tulevad Nursipallu. Et see oli vist mingi 14, 15, 16 sellel aastal. Ja ma lihtsalt mõtlen, et kas te selle aja jooksul, kas me jäime võrukestena nii märkamatuks, et sattus ohtu mingi 20 000 võrukese elu ja tervis ja loodus ja keskkond, nagu praktiliselt 40 000 koha peal elavast Võru kihelkonna inimesest 20 000 satuvad sfääri ja teha ühtegi uuringut ei teostata. Et see on lihtsalt nagu selline rahulik küsimus, ma ei taha vastanduda, me tahame lihtsalt võrukestena edasi elada ja oma kultuuri edasi anda ja olla Eesti rikkus, mitte probleem. Ma hästi lühidalt ütlen, et EKRE ei olnud siis kindlasti mitte valitsuses. Ma igaks juhuks ka ütlen, et kuna vastus tuli see, et teid süüdistati separatismis, siis mina just omast arust ütlesin, et enne mulle jäi kõrvu,
nagu teid oleks süüdistatud separatismis, et ilmselt läks tõlkes midagi kaduma ja sellega mul tuli meelde, ma olin 2,5 nädalat tagasi Türgis ühel julgeolekukonverentsil ja osalesin samuti paneelis ja mulle esitati hästi pikk türgikeelne küsimus, millest ma mitte midagi aru ei saanud, välja arvatud see, et ma kuulsin vahepeal enda nime ja silmkontakt oli esinejaga. Ja mulle tõlgiti see küsimus ära, tõlk oli veel Aserbaidžaani rahvusest inimene, sest Aserbaidžaani keel ja türgi keel on väga sarnased, aga nad ei ole päris samad. Ja tõlk kasutas väljendid, et türklasi süüdistatakse tihti armeenlaste genotsiidis ja küsimus läks edasi. Ja kui mina nüüd ütlesin seda, et türklasi süüdistati genotsiidis, siis türklased tõstsid saalis mitu kätt püsti ja miks sa niimoodi ütlesid ja et see solvab neid väga tugevalt, aru saamata seda, et mulle tegelikult tõlgiti küsimus selliselt. Ja nii kui ma vastasin samade sõnadega, sain ma nii-öelda auditooriumist näkku tagasi. Aga pärast nende peamiste süüdistajatega kohvilauas me saime kõige paremini üldse läbi, et me saime kumbki pool ära selgitada, mis tagamaad ja millised on meie need mõtted, mis oli nii küsijal kui minul kui vastajal. Nii et jah, et mina ei süüdistanud separatismist, aga mul jäi meelde, et te olete kohanud poliitikuid, kes on teid süüdistanud separatismis. Et sellest on kahju. Eesti Kultuurikoda muidugi on kodanikualgatuslik ettevõtmine ja päris tihti siin ka täna kõlas see, et kuidas saavutaks seda, et kodanikud saaksid riigiga olla diskussioonis. Kuidas saavutada seda, et need inimesed, kes tulevad välja kas Nursipalus või ükskõik kus kohas, et neid ikkagi arvestatakse, et need inimesed, kes oma koolide eest iga päev näevad vaeva ja peavad minema praegu kohtutesse või kohtusse, see on küsimus, millele ootaks väga vastust. Jah. 2018, kui ma uuemal ajal, nüüd olles küll õpetaja, eesti keele ja kirjandusõpetaja koolitusega, 2018 kuskil sellel paiku hakkasin uuesti rohkem diplomaatia ja poliitika kõrval tegelema siis kultuuri- ja haridusteemadega, siis mind mitmed üllatas see, et kui õpetajatega arutada asju, kui nemad tahavad poliitikutega arutada või kuidas iganes, siis ikka jälle kostab, et neid küllalt ei kaasata. Eriti pärast seda, kui ainekomisjonid olid omal ajal kaotatud, õpetajad on asutanud nüüd oma erialalisi ühendusi ja liitusid, on koguni koostöökoda neil olemas. Õpetajate liit, kui üsna ammune asutus, on jäänud kuidagi väga passiivseks, reageerib küll, kui Haridus-Teadusministeerium nende käest soovib mingit heakskiitu või reaktsiooni, siis nende käest midagi tuleb, aga sellist proaktiivset tegevust nagu ei ole väga märganud. Sellest Remo Voltri juhitud haridustöötajate organisatsioon on märksa tegusam, aga ikkagi siin oleks lihtsalt minu jaoks nüüd üks näide, mis puudutab ja lähtub kooliõpetajate tegemistest, tööst ja soovidest, et riik, see on eeskätt haridusministeerium, aga ka kultuuriministeerium, loomulikult ka rahandusministeerium, võib-olla peaminister ka isiklikult, kuulaks rohkem seda, mida õpetajad praktikutena, aga endist moodi veel mõned neist on väga head ka teoorias ja teaduses, mida nemad asjadest arvavad. Siin tundub mulle sageli, et saba liputab koera, ehk see Innove või nüüd on ta nimi Harno, liputavad nagu või liigutavad ministeeriumi. Aga kui on vaja mingeid õppevahendeid koostada, mingeid asju kirjutada, siis ikka pöörduvad nad mõne targa õpetaja poole, et see kirjutaks neile sellise materjali. Eelmiste Riigikogu valimiste eel tundsin huvi, kui palju näiteks toonases Innoves oli auväärt töötajaid. Väga vahvad inimesed kõik. Kas keegi pakub saalist, kui palju neid oli? Jah, ma ei viida aega kaua. Neid oli, ühesõnaga enne 800 läks mul alati see rullimine segamini koduses arvutis ja ma ei raatsinud lihtsalt printeri pärast seda kõike hakata välja trükkima. Tänapäeval nad muidugi enam
ei hoia arvuti ulatuses selliseid andmeid, aga minu teada on praegu Harnos, selle struktuur on muidugi hoopis teine kui Innoves tookord, töötab juba tunduvalt üle 1100 või 1200 inimese. Milline potentsiaal, sõbrad, kui meile jätku sügiseti viimati? Ma arvan, et ma ei eksi, kui meil jäi puudu riigis kuskil 2000-2600 õpetajat, see number oli üsna suur. Siis ma ütleks, meil on homme päev spetsialistid olemas, kes kindlasti rõõmuga läheksid mitte klassi ette seisma, nagu mõni e-eksamite apologeet seda tahab näha, vaid õpetaksid silmsides, laulaks, joonistaks, arvutaks, selgitaks. Tõnis, kuidas sa näed seda võimalust? No ütleme siis minu jaoks on muidugi see vapustav informatsioon, mida ma praegu saan. Ma arvan, et sinna on praegu arvestatud sisse kõik need komisjonid, eksamikomisjonid, muud inimesed, kes saavad siis ajutiselt ütleme komisjoni liikmetena mingit tasu, aga ei ole alaliselt tööl selles asutuses. Harno ei ole nii suur kindlasti mitte. Aga loomulikult, ütleme siis igasuguseid bürokraatlikke funktsioone on ka haridussüsteemis palju juurde tehtud, et igapäevaseid tööinimesi ei jätku, aga ametnikkond on päris suur, et see teatud niisugune vahe ja kui vaadata ka palgavahet, siis see ebaõigluse tunne sellest kahtlemata tuleb. Millele ma veel pean vastama? Või mis see küsimus oli nüüd vajus natuke laiali? Meid huvitab, kuidas me saaksime diskussiooni, kuidas me saaksime, et meid kuuldaks? Diskussiooniga on nii, et mina diskussiooni ei karda ja ma arvan, et see on kultuuri küsimus selles mõttes, et keegi, kellel on siis voli, kas valitsus, ministeerium, kui ta tunneb ennast tugevalt, siis ta ei haugu ja ei kärgi oma nii-öelda süsteemis teiste tasanditega, vaid on suuteline taluma ka, kui keegi on temast targem. Ja minul ei ole mul on see häda, et ma ei ole ainult poliitik olnud ja ma mõnikord ei oskagi sellele nimele reageerida, sest ma olen ka järjest olnud ikkagi päriselus ja minu meelest peabki iga poliitik olema päriselus mingites funktsioonis, kus tal on mingi vastutus ja ta tunneb seda süsteemi läbi lõhki. Ma tunnen ennast nendes valdkondades kodus hästi ja mina ei karda, et valdkonna inimestel on teistsuguseid ettepanekuid ja nii edasi, et mis siis minu sellest mullist saab, kui nad tulevad sinna asjadega, mis võib-olla ei haaku minu juba kokku lepitud skeemiga. Nii et jah, loomulikult on häiriv, kui kaasamiseks nimetatakse seda, et viimasel hetkel asi on juba valmis, lastakse üks dokument 2 päevaks, mitusada lehekülge saategi või seletuskirjadega ka ja öeldakse, andke oma seisukoht ja veel suurele organisatsioonile, kus on tegelikult ligi 100 allorganisatsiooni või ütleme liiget. Et kuidas see sidepidamine või arupidamine seal partneril peaks, ühesõnaga partneri austamine on põhiline ja mina olen küll kindlasti sellist kaasamist pean päris siiralt väga oluliseks. Sellepärast, et Eesti riik, meid on nii vähe, et me peame ikka mobiliseerima või kokku võtma kogu oma tarkuse, mis meil on. Mitte olema ise targad, eriti kui me kaugeneme, kui poliitik või ametnik reaalselt selles valdkonnas, kus ta otsuseid langetab, ei ole kunagi tegutsenudki või ei ole viimasel ajal tegutsenud. See on ju elukauge, seda on ju isegi mage vaadata, mis sealt välja tuleb. Jah, et kui siin eelnevalt sisse juhatati või päris selle ploki alguses, et ma olen omavalitsusinimene, siis et ennast natuke veel avada, siis eelmises Riigikogu koosseisus olin ma kultuurikomisjoni liige. Et Tõnis käis päris tihti seal. Ja üks asi, mis kultuurikomisjonis alati pisut häiris nime poolest, et kui nime poolest on see kultuurikomisjon, siis pahatihti arvataksegi, et kultuurikomisjon tegeleb rahvatantsu ja koorilauluga. Aga vist 80% ajast tegeletakse tegelikult haridusküsimustega. Et miks ma sellele praegu räägin, on see, et isegi üks kord oli selline juhus, kus ma hakkasin Keskerakonna fraktsioonis rääkima alusharidusest ja 2 kolleegi küsisid minu käest, et miks sina sellest räägid, sa oled ju kultuurikomisjonist.
siis saate aru, et isegi Riigikogu liikmed ei tea, et kultuurikomisjon tegeleb haridusega. Aga selle sissejuhatuse järgselt, meil on õnneks väike riik. Kõik need 101 Riigikogu liiget, mis sest, et nad töötavad kõrgmäestikus ehk Toompeal, on meie endi keskelt. Ja Riigikogus töötades ma nägin, kui palju tegelikult suheldakse meie siis esindusorganisatsioonidega. Ka siin varemalt nimetatud Remo Voltri juhitud organisatsioonid või paljud teised. Et kultuurikomisjon kaasas küll paljusid õpetajate ühendusi, kultuuriinimesi, kõrgharidus, millest me ei ole kordagi rääkinud, kõrgharidusrektorid on, kisuvad juukseid, sest nende olukord on samuti halb. Ja kui kõrgharidusest järjepidevus kaob, me kaotame tervikuna rahvastikus. Et selles mõttes see küsimus, et kuidas peaks lähenema poliitikutele, siis poliitikutele tuleb läheneda julgelt, sest nad on meie keskelt ja tegelikult on see ääretult lihtne poliitikutel nööbist kinni võtta. Et ka mina aastaid tagasi arvasin, et need Riigikogu liikmed, need poliitikud, kes seal on, nad on kuidagi kauged, kättesaamatud, aga olles nüüd seal töötanud ühtekokku siis 4 aastat, siis see kontakt on tegelikult imelihtne meie väikses Eesti riigis. Aitäh! Hea kultuurirahvas, nööbist tuleb kinni võtta. Saime teada. On vaja võtta seda nööpi keerata järjepidevalt. Ja ma arvan, et me seda nööpi tõepoolest mitte peaksime, vaid peame hakkama keerutama. Võib-olla üks nööpidest on siin, sest tema on linnade ja valdade tegevdirektor. Kõik need KOV-id, kust me tahame midagi, on tegelikult siin. Võib-olla üks oluline nööp, kus tema, ma ei tea, kus see Lindade ja Valdade liit, kus te asetsete? Roosikrantsi 2. Võib-olla need plakatid ja asjad peaksid olema seal Roosikrantsi 2 ees. Aga igal juhul me saime targemaks, meil on hea meel, siin tuli palju niisuguseid mõtteid veel, kus Maarja Vaino ütles välja, et me räägime jätkusuutlikkusest, aga tegelikult peaks selle võib-olla asendama järjepidevusega. Et see on üks väga oluline niisugune mõte, mis tekkis, et meil on vaja järjepidevust asjades, et meil jätkusuutlikkus on hoopis teistmoodi tähendusega. Mul on väga hea meel, et te tulite, et te julgesite tulla, sest näed, koalitsioonierakonnad ei julgenud tulla. Aga loodame, et järgmisel Eesti Kultuurikoja aastakonverentsil on siin kõik erakondade esindajad, et me saaksime seda nööpi keerutada. Ma olen väga tänulik kõikidele, kes te olite ja kuulasite, armas Postimees, kes te meid vahendasite. Tulge Eesti kultuurikotta. See on koht, millega me saame teha väga palju ära oma rahva ja oma kultuuri säilimiseks selleks, et see oleks järjepidev. Suur aitäh kõikidele, head ja ilusat kevade jätku. Oleme õnnes ja armastuses ja hoiame üksteist. Aitäh!